RAK 2004-2006 raames avati kõige viimane meede 3.12.2 alles möödunud aastal. Eesmärgiga propageerida kalandustoodete tarbimist ja leida uusi turgusid. Toetust ei antud tootjatele, vaid esindusorganisatsioonidele, sest tegevus peab olema suunatud kogu kalandussektori heaks. Ta jagunes nagu siis 3 valdkonda. Ühed on summad turu-uuringute teostamiseks, messidel ja näitustel osalemiseks ja 3. suur valdkond on reklaamikampaania valdkond. Meie jaoks on nad kõik väga olulised valdkonnad, et kõigepealt iseloomustaks nagu messidel osalemist, et me püüame, kuna Eesti ekspordib oma kalatooteid ligi 70 riiki, siis me püüame seda ekspordigeograafiat võrdlemisi laiendada, et mitte olla näiteks sõltuvad ainult ühest riigist. Paraku kala iseärasustel oleme ikkagi sõltuvad sellest Vene turust ja Vene turg on praegu kõige suurem turg ja meil on seda kilu ja räime ja ka kõige rohkem. Ja me oleme väga aktiivsed messidel käijad ja me püüame nüüd otsida asendust juba 3-4 aastat sellele Vene turule, et leida alternatiivneid turge ja maksejõulisi turge. Me oleme organiseerinud Eesti rahvusteende kõigil suurematel kalandusmessidel üle maailma jaguda. Me käime Põhja-Ameerika suurimal kalandusmessil International Boston Seafood Show, me osaleme Hiinas China Fisheries and Seafood Expo, me osaleme Euroopas European Seafood Exposition kõige suuremas kalanäituses. Ja meie jaoks on see ääretult oluline, esiteks sellest, et me anname olulise sõnumi, et me oleme ikkagi mereriik, me oleme kalandusbusinessis tähtsal kohal, et meiega tuleb arvestada. Ja teine on tootjatele väga vajalik info, samas on ka uuemad tehnoloogiad, uuemad pakked, et kui tootjal või töötlejal on midagi kõrvade vahel, siis ta saab selle ju kõik endale talletada ja kodus ellu viia. No kui palju näiteks üks stend maksab näiteks? 120 ruutmeetriline stend Brüsseli messil maksis meil keskeltläbi eelmisel aastal 1,8 miljonit Eesti krooni. Sinna juurde lisanduvad veel siis ettevõtjate kulutused, mida nad on teinud inimeste saatmisega, komandeeringurahad, et messil käimine on ettevõttele väga-väga kallis lõbu. Aga samas on ka kasulik? Kus sa neid kontakte ja infot turu kohta ja kõike, mis teeb, ikka saab. Ja teine, mis on väga positiivne, on see, et siin on terve maailm kokku kogunenud. Mess toimub küll 3 päeva ja selle lühikese aja jooksul sa saad kõigi oma partneritega suhelda. E-maili teel asju ajad on hoopis midagi muud kui näost näkku. Ja näost näkku tekib selle usaldus ja me ise ütleme, et ega me nagu seda kala ei müügi, et me müüme nagu seda usaldust müüme, et mis tähendab siis, et kala jõuab õigeks ajaks õigesse kohta, õiges kvaliteedis, õige hinnaga. Teine rida, mida siis selle meetme alt toetatakse, on turu-uuringud. Turu-uuringud on eelkõige oluline info ettevõtjale tarbimise kohta, tarbimise harjumuste kohta, pakendite kohta, hindade kohta. Kahjuks on niimoodi, et me ei tohi uurida nagu turgude raames erinevaid kaubamärke. No, saladus on see, et ega kogu maailm liigub ikkagi selles suunas, et kes milliseid kaubamärke eelistab. Et kui me siin tegime Eesti turu-uuringut, siis tuli ka välja selline tõsiasi, et ega enam kala ei lähe keegi ostma poest, et minnakse ostma kas siis Viru rannakala, Hiiu kalurikala, Spratfilikala või Japsikala. Et need brändid nagu hakkavad omama ikka suurt tähtsust. Ja meie oleme siiamaani viinud ellu siis 3 turu-uuringut Šveitsis, kuna Šveits on meil üks äärmiselt olulisi turge, turu-uuringu Lätis, Leedus, Ukrainas ja Eestis. Kõiki neid turu-uuringuid kasutavad siis ettevõtted oma toodete ja müügistrateegiate väljakujundamisel ja on olnud kasulikud. Meil on nagu need turu-uuringud on kõik meie kodulehekülje peal üleval. Ja ma saan siit arvutist sain ju vaadata, palju meie kodulehti on siis külastatud ja kõige rohkem ongi nagu just turu-uuringute koha pealt on võetud. Üha paremini on kala. Ülipõgus küsitluspoes annab aimu, et kalasöömist võiks rohkemgi õhutada ja reklaamida.
Igati tore oli ka Eesti rahvuskala valimine, mis küttis kirgi ja tõi tunnustuse oma armsale väiksele räimele. Uute turgude kolmas suund ongi reklaamikampaaniad. Alguse sai see kõik sellest, et eestlane tarvitab ikkagi väga vähe kala. Ja me püüdsime nagu selle reklaamikampaaniaga tõsta kalatarbimist Eestis ja süvendada seda, et kala on tervislik toitaine. Ja samas ka siis muuta selliseid halba eelarvamust kala kohta. Siin on kõikvõimalikud sellised ütlused, et meil ei ole müügil kala, meie kala kvaliteet on halb, et meil ei ole ikka see kala neljapäev, mis on nõukogude ajast pärit, et see on igavesti tõi negatiivset emotsioone inimeste toitumisharjumustest. Selle reklaamikampaaniaga me püüdsime nagu kõik seda ümber lükata. Reklaamikampaania oli väga nähtaval kohal, olid telereklaamid, välireklaamid, ajalehtede vahel reklaamid. Reklaamid olid hästi teostatud, meil siin võideti hõbemunasid, olime kuldmunade kandidaadid. Ja ta oli atraktiivne, inimesed hakkasid rohkem rääkima kalast. Selle reklaamikampaanial oli vaja sellist vürtsi anda, siis mõeldi välja rahvuskala konkurss, mis oli nagu üks osa. Ja ta hõlmas siis peale eelnimetatud tegevuste oli ka väliüritused, et me osalesime peaaegu kõigi Eestimaa kõigi suurimatel laatadel, alates siis Vabaõhumuuseumi juures korraldatavast sügislaatadest kuni õlletoobrite ja õllesummeriteni välja. Ja eelkõige nendel väliüritustel siis me püüdsime anda inimestele erinevaid kaladest retsepte, meil tegid degustatsioone ja demonstratsioone Eesti tippkokad, kuulutasime välja inimeste seas retseptivõistluse, mille finaal oli õllesummeril. Et me tegime kõike selleks, et inimene räägiks rohkem kalast, et hakkaks kala rohkem tarbima. Ja praegu hinnanguliselt on tulemused meil on väga head, sest me näeme oma läbimüükide ja kaudu, et on kala tarbimine on kasvanud ikka oluliselt. Uute turgude meede ongi selleks loodud, et lihtsalt anda võimalus otsida sellele kalale väljundit ja anda talle võimalikult suur lisandväärtus, et see raha eks ikkagi Eestisse ja me saaksime seda tagasi paigutada ja ringlusse ja nii ta hakkab tooma. Norra on teinud seda juba 90 aastat, meie oleme teinud seda 2 aastat. Norra lõhe on üle maailma tuntud, vaadake minukene promodel taga, kõik räägivad Norra lõhest, Eesti räimist ei räägi veel siiamaani keegi. Ma arvan, et kuskil 10 aasta pärast hakatakse ka sellest rääkima. Riikliku arengukava 2004-2006 raames heaks kiidetud toetuste väljamaksmine kestab veel ka praegu sügisel 2007. Ja ühtlasi on valmis saanud järgmise perioodi riiklik arengukava. On selles muutusi? Tegelikult võiks öelda nii, et see 2004-2006 oli teatud määral niisugune sisseelamine Euroopa Liidu kalanduspoliitikasse ja 2007-2013, mis on siis see järgmine periood, peaks olema Euroopa kalanduspoliitika, võib ütelda niisugune täielik rakendamine Eestis ja seda nii meetmete ulatuselt, kus meil on päris mitmeid uusi meetmeid tulemas, kui ka teisalt siis nende ressursside ulatuses, mis me kalandussektoris suuname, et kui 2004-2006 oli 3 aasta peale kokku 280 miljonit krooni, siis nüüd on planeeritud iga aasta kohta, aasta keskmisena siis kuskil 230 miljonit, ehk siis see ressurss on peaaegu 3-kordistunud võrreldes eelmise perioodiga. Ja võib-olla võiks seda järgmist perioodi iseloomustada eelkõige niisuguse suunamuutusega, et kui me senini tegelesime põhiliselt niisuguste võiks ütelda kõvade investeeringutega, siis nüüd järjest rohkem ja rohkem tegelikult tahaksime pöörata tähelepanu niisugustele investeeringutele, mis on suunatud arengule ja nimetatud inimeste arendamisele, ehk siis koostööle nii rannapiirkondade arengus, nii tootjaorganisatsioonide edasises arengus kui ka kalandusarengus tervikuna, et järjest rohkem kasutatakse lihtsalt mitte investeeringutoetus selleks, et ennast oma tavalisi investeeringuid ära teha, vaid järjest rohkem tehtaks niisugusi intelligentseid ja innovatiivseid investeeringuid, mis tõesti seda sektori strukturaalselt edasi aitaks.